Algklassidest on klassijuhataja ilmselt kõige meeldejäävam inimene laste jaoks ja kindlasti ka suureks eeskujuks ja teenäitajaks. Mul on täna külas Simona Seppi, kes on Gustav Adolfi gümnaasiumi klassiõpetaja ning kellel on au omada ka noorõpetaja 2020 tiitlit. Tere! Tere! No, millest tuli siis see otsus, et just õpetajaamet? Õpetajaamet tegelikult ei olnud kunagi minu esimene plaan. Mind on läbi terve elu tegelikult suunatud õpetajaks õppima erinevate klassijuhatajate poolt, pere poolt. Mitte küll niimoodi, et nüüd võikski see sinu karjääriks saada, aga selles suhtes soovitusin antud. Ja ma alati kuidagi surusin seda tahaplaanile. Nii kaua, kuni ma siis pidin ülikooli valiku tegema. Ma kandideerisin 3 erialale. Ma sain sisse siis Lennuakadeemiasse piloodi erialale, Tartu Ülikooli arstiteaduskonda ja siis 3. ma valisin Tallinna Ülikooli klassiõpetaja eriala. Ja see otsus tuli tegelikult sellest, et kuna ma nendesse kõikidesse sain sisse, mida ma ei oodanud, siis ma pidin mingisuguse valiku kiirelt tegema. Ja ma tegelikult 2 päeva nagu väga kaalusin, et mis see siis võiks olla. Ja ühiskonnas tegelikult nagu aru saan pigem selline, et piloot ja arst on siin ja õpetaja on siin. Ja selliseid žeste mulle ka tehti. Aga ma otsustasin, et ma valin midagi, mis võiks mind õnnelikuks teha. Sest tol eluhetkel ma tundsin, et ma vajan midagi sellist, mis toob iga päev rõõmu mu ellu. Ja selle valiku ma tegin ja praeguseks ma ei kahetse seda enam üldse. Mitte, et ma oleks seda kahetsenud, aga ma ei kahetse enda valikut, et selles suhtes ma olen väga rahul. Õpetada. Ei, kui niimoodi öelda, võiks küll ja ma olen seda isegi mõelnud ja õpetaja elukutse on tegelikult väga oluline ja vajalik ja anda edasi neid kogemusi ja tarkusi, mis on kogunenud iseendale oma õpingute jooksul. See on, ma arvan, üks missioon, kui sa oled nagu palju õppinud, siis tuleb seda edasi anda. Ma arvan küll tegelikult võiks saada, aga kõige rohkem meeldib ilmselt esinemine. See on alati klassikloun olnud, alati tore esineda. Just oli see uurimistöö ka ja see oli päris tore seal ees olla. Aga millist rolli sina kui algklassi õpetaja siis lasteelus mängid? Mis sa ise tunned? Ma arvan, et tegelikult ma olengi suunaja ja teenäitaja ja põhimõtteliselt ühe sõnaga kokku võttes ma arvan, et ma olen eeskuju. Sest et tegelikult nad mudeldavad väga palju meie käitumist, õpetajate käitumist ja ma arvan, et kui mina suudan neile hea eeskuju pakkuda, siis kasvavad ka neist head inimesed. Aga eeskuju andmisega kaasneb ju alati ka suur vastutus. Et kuidas seda kanda ja kuidas pöörata siis kõigile tähelepanu? Kõigile tähelepanu pööramisega on selles suhtes kindlasti raske, et klassid on väga suured, aga meil Gustav Adolfi gümnaasiumis on selline kokkulepe, et kõik õpilased on kõigi õpetajate õpilased. Ehk siis ka vahetundides õpilasi on suunatud kõigi poole pöörduma, ehk lähim õpetaja on sinu õpetaja alati. Et see on kindlasti nii-öelda siis vahetundides, söögivahetundides, õues käies on nii-öelda see põhiline koht, millele toetuda. Ja klassis loomulikult ma proovin ka kõigile tähelepanu nii palju kui võimalik pöörata. Suure klassiga on see kindlasti raske, aga hetkel ma olen siis võtnud sellise suundumuse, et ma väikestes gruppides aitan abivajajaid ka näiteks hommikuti, ehk siis nii-öelda oma vabast ajast veel pakun tuge nii palju kui võimalik, et kõigil oleks kõik hästi. Leida see õige tasakaal õpetaja ja õpilaste vahel? See klassi kontrolli all hoidmine. Ma olen ise loenguid andnud ja see on tõesti päris jube tegelikult. Aga väljaspool tegelikult ka klassiruumi tegevust on ju väga olulised need klassivälised tegevused. Et mida põnevat te ette võtate ja mis selle üldse suurem eesmärk on? Meil on tegelikult kooli poolt mingisugused sündmused, mida me siis iga aasta tähistame ja mingisugused kohad, kus me alati käime. Näiteks jõuludel käime me tavaliselt Nukuteatris, vaatamas siis etendust. Samuti siis proovime kord aastas jõuda kuhugi loodusradadele. Sel aastal käisime Sagadis näiteks matkamas. Aga tegelikult meil on hästi palju võimalusi enda ümber, sellepärast, et koolimaja asub Kalamajas ja vanalinn ehk siis meiega peahoone asub vanalinnas, eks ju. Et tegelikult võimalusi lähedal on väga palju.
loodusmuuseum näiteks ja tervishoiumuuseum, et tegelikult meil on võimalus kogu aeg kuskil käia. Ja mul on ka hästi aktiivsed lapsevanemad, ehk siis nad korraldavad ise palju ja klassi kokkuhoiu mõttes siis või ühtsena hoidmise mõttes oleme mis korraldanud ka näiteks perepäevasid või piknikke. See on vist selles mõttes ka Tallinnas õpetajaks olemise võlu, et kõik on nii käejala juures, et võtta lapsed kas või kohe ja bussi peale ja loomaaeda, teatrisse, et need võimalused on kindlasti palju-palju lihtsamad ja kiiremini kättesaadavad. Ja, kindlasti. Aga peale selle, et sina ju arendad lapsi, kuidas sa tunned, et see tegelikult õpetajaamet sind arendab ja võib-olla kasvatab mingis mõttes? Tegelikult kasvatab iga päev ja arendab iga päev, sest iga päev on üks suur seiklus. Õpetaja võib planeerida nii palju, kui ta soovib, seda tundi ette, seda päeva ette, aga sa ei tea mitte kunagi, mis sealt tuleb. Et kohaneda tuleb alati ja ma arvan, et see on ka kõige suurem õpetamise koht või õppimise koht siis minu jaoks. Et alati tuleb kohaneda ja kindlasti ma loomulikult arendan ennast ka palju, aga ma arvan, et tegelikult see lapsed ja see iga päev on see, mis kõige rohkem õpetab. Sa räägid sellest nii silmad särades, aga ma küsikski, kas sa oskad kuidagi kokku võtta ka võib-olla mõne sõnaga, et mis see on siis, mis sinul päeva lõpuks silma särama paneb? Lapsed, nad on hästi siirad, nagu tõsiselt mul on nii vedanud, et üksteispuha, mis tülid või erimeelsused me päeva jooksul oleme läbi käinud, siis päeva lõpus nad ikka tulevad ja õpetaja, kas ma võin kallistada? Ja et homme juba kohtume, et selles suhtes nad on see väike minu igas päevas. Sina oled küll väga hea näide, kes murrab neid müüte, mida õpetaja ametiga ja kõik see kaasas käib, et väga tore, et sa tulid siia stuudiosse ja oma mõtteid ja emotsioone jagasid meiega. Aitäh sulle! Aitäh!